hästi lihtsalt seletades on see, et taro on õpetusmärkidest, mis nii-öelda oskab lugeda meie nii teadvuse kui alateadvuse mustreid. Ja taro siis nii-öelda nagu selles vaimses plaanis juhatabki nagu inimese tema iseendani tagasi. Ja siis ma nagu avastasingi siis nii-öelda sellest tarokaartitest selle alkeemia poole. No. Seal on ka selline planeet nagu Merkuur või Merkuurius ja Hermes. Ja... See taroõpetus ongi see, et ta püüab meid ülesse äratada. Taros on sama nii-öelda reegel, mida täpsem on küsimus, seda täpsem on vastus. Täna vestlen Margit Kuldsaarega ja räägime tarost, tarokaartidest ja see kiri, mis ma sul saatsin, et räägime tarost, siis sa seal kirjas ütlesid ilusti ka, et see taro, et ta ei ole pelgalt nagu see, kõik me teame kui sellist ennustamisvahendina, ja aga ta on ka siis, kuidas sa nii ilusti ütlesid, et ka selline teekond iseendani ja siis sa mainisid seda Alistair Crowley ja nime ja siis ma vaatasin, et nad on siis Jungiga samal aastal sündinud veel, 1875. Ja mina siis siin enda kanalil ka tegelen rohkem selle astroloogiaga, arhetüüpse astroloogiaga, mis on puhtalt sellest Jungi võrsest kasvanud ja siis Jung oli ka seal astroloogia, tütar oli tal professionaalne astroloog. Aga ja siis see taro teema ja kõik see alkeemia teema, millest ma Paavo Matsiniga rääkisin, et need on kõik seal omapidi seotud. Et räägime sellest tarost, et mis see taro on, võib-olla kõige esimene küsimus? No hästi lihtsalt seletades on see, et taro on õpetusmärkidest, mis nii-öelda oskab lugeda meie nii teadvuse kui alateadvuse mustreid. See on nagu kõige lihtsam. Ja taro iseenesest koosneb nagu erinevatest sammastest, võiks öelda, on siis kabala, mis on siis nagu see elupuuõpetus, astroloogia, alkeemia, numeroloogia, et seal on ka sees budismi, kristlust, hinduismi, I Chingi, matemaatikat kuni termotuumafüüsikani välja, aga nagu ütleme, et nagu see põhisambad ongi siis tegelikult see kabala, alkeemia ja astroloogia, et selle baasil nagu see nii-öelda see taro töötab. Ja tema olemuseks ongi siis see, et ta peegeldab inimest tagasi. Ta näitab, mis toimub meie sees, milline on meie seesmine häälestatus. Kusjuures mina just tegelen Alistair Crowley Totaro kaartitega. Ja Crowley'le väga Jungi õpetus meeldis ja oma kaartite väljatöötamisel tegelikult ta lähtus ka Jungi arhetüüpidest. Ja Jung teadaolevalt oli ka alkeemik, ta oli just see vaimne alkeemik ja ka see on seal nagu kaartites sees. Et me võime tarood kasutada nii-öelda lihtsalt igapäeva asjade nii-öelda analüüsimiseks. Just ongi see, et ta ei ole ennustamisvahend, see on analüüs. Et põhimõtteliselt on see, et kui sul on näiteks mingisugune küsimus, siis sa laod, eks ju, endale kaart või lased endale laduda, siis tegelikult toimub nii-öelda alateaduse tasandil see tagasi analüüs. Et ta nii-öelda kaardistab su ära, taro kaardistab ära, ta kuvab sulle selle pildi, nii-öelda nagu selle maakaarti, paneb sinna näpu peale, et võt, sa oled nüüd siin. Ja sul on variandid, lähed seda teed mööda, juhtub see. Läheb seda teed mööda, juhtub see. Et see on see, et see nagu see muinasjutt, et lähed vasakule, lüüakse maha, lähed paremale, õppud ära ja ma ei mäleta, mis seal keskteel oli. Et taro nii-öelda põhimõtteliselt siis aitab sul nagu välja selgitada siis nagu kõige paremad toimimisviisid, sa saad nagu analüüsida just oligi see, et mida sa teed või ja muidugi mis on nagu taro juures nagu see kõige olulisem ongi nagu see, et ta näitab seda seesmist häälestatust. Just üleeile ma kuulsin väga head väidet, et universum ei anna sulle seda, mida sina tahad, vaid annab sulle seda, mis sa oled.
ja seda nagu Tarot nagu näitabki. Aga vaimses plaanis jah, on ta ikkagi nii-öelda välja töötatud selle jaoks, et me areneksime, vaimses mõttes areneksime. Sest kui me võtame nagu nii-öelda nagu kabala ja ka alkeemia tasandil seda tarood, siis tegelikult taroo algab ju sellest, kui see nii-öelda see vaim, ehk siis nii-öelda meie ise, kes me oleme tegelikult ju vaimud, nii-öelda need uinunud jumalad, kes tulevad siia maailma, unustavad ära, kust nad tulevad ja teevad siis siin nagu selle materiaalse maailma kogemuse läbi. Ja taroo ütlebki seda, et elu ülesandeks on saada selle materiaalse maailma eluga hakkama ja mitte siia kinni jääda. Sest näiteks kui me võtame nagu elupuu järgi, siis lugu räägibki sellest, et vaim, kes oli üksi kuskil, hakkas kahtlema oma olemasolus ja mõtleski selle peale, et kas ma ikkagi olen olemas ja selle jaoks oli tal siis vaja saavutada seda või kogeda seda tohutut materiaalse maailma kogemust. Sest ka keskaja alkeemikud ütlesid, et meie maa on nii unikaalne koht, et kuskil maailmas ei ole rohkem sellist maailma, mis on nii tihe, nii gravitatsiooniline ja nii killustunud. Ja siis see vaim tuligi selle kogemuse järgi, ta kehastus siia 4 elemendi maailma, milleks on siis tuli, vesi, õhk, maa, mis on siis just need väikse arkaani elemendikaardid. Ja võt siin siis ta peab kõik need 22 suure arkaani arhetüüpi, mis on tegelikult 22 nii-öelda teed läbi käima, mis on siis kõik sellised füüsilise maailma kogemused, õppetunnid ja mis ongi nagu selles suhtes taroo juures nagu hästi põnev on see, et ta ulatub ka üle surma. Et ta räägib ka sellest, et mis saab meist peale surma. Et kui me oleme selle füüsilise keha maha jätnud, me ärkame seal teisel pool ülesse, siis minu jaoks nagu kõige ägedam avastus taroo juures oligi nagu see, et kui ma olen nagu sinna teisele poole jõudnud, siis tegelikult mul on olemas see vaba tahe. Et ma võin tulla siia tagasi, et jäi nagu väheks, et tulen teen veel ühe ringi, on ja. Või siis on see, et jalutan kuskile mujale. Et meie kohta ütleme, keegi seda nimekirja ei pea, ütleme see, et ei ole mingit venda, kes üles kirjutab, et vaata siis sa tegid halvasti ja seda karmat tegelikult ei ole taroos olemas. Sest taroo, ütleme, see karma mõiste on tegelikult lähtub budistlikust mõistest. Karma on ju tegu ja tagajärje seadus. See ei ole karistus. Mida nii-öelda esoteeriline maailm armastab nagu hullud siin taguda, et sa ei tohi seda teha, karma ja toda teha. Tegelikult on tegu ja tagajärg. Ja seda tarooga räägib, et kui sa teed nii, siis läheb nii, aga kui sa lähed teisiti, siis... Ja sa ise vaatad pärast, mis sa siis teed, milles sul puudu jäi. Sest ütleme, et olles siin nagu nii füüsilisel madalal tasandil, me olemegi ära unustanud selle oma selle vaimu poole ja selle vaimse missiooni, me ei mäleta seda, me ei tea. Me kobame siin, otsime siin mingit teed, aga ma arvan, et kui me sinna teisele poole saame, siis seal silmad lahti lähevad, siis me võime öelda, et võt oli äge sõit või ai pagan, jäi väheks, lähen tagasi, teen veel ühe selle ringi. Ja muidugi teine versioon on veel selle kabala seisukohalt võttes on siis see, et see nii-öelda see looja vaim nii-öelda meelitati siia maailma. Et see meie maailm on siis nagu kurjade jõudude kopeering. See tegelane, kes seda maailma kopeeris, me teame ajaloost, teda Zeusi, Jehova, Oodinina, et kes ütles, mina tahan ka olla jumal, ma tahan ka luua seda maailma ja põhimõtteliselt nagu kutsuski selle vaimu, et kuule, mul on nii äge koht, on ju, et tule vaata, tule külla meile. Aga seal ütleme, selle reklaamsildi juures ei olnud seda, ta lugenud seda väikest kirja, et see on oht kinni jääda.
et kui sa siia tuled, sa unustad ära, kes sa oled, mis sa oled ja võid siia jääda sajanditeks kinni. Aga muidugi jah, seda ma ei oska öelda, et kas me oleme üks vaim, kas igal ühel on see individuaalne vaim või on see vaim killustunud miljoniteks tükkideks, seda keegi ei tea. Ja Tarot siis nii-öelda nagu selles vaimses plaanis juhatabki nagu inimese tema iseendani tagasi. Sest näiteks okultism ütleb selle kohta niimoodi, et kui sa tead vastuseid 3 küsimusele, kes sa oled, mis sa oled ja mis pärast sa oled, siis tegelikult oled sa ära lahendanud oma eksistentsi küsimuse. Ja seda see Tarot nii-öelda õpetabki, kuidas jõuda iseendani, kuidas õppida ennast tundma, sest me ei tea, me ei tunne iseennast. Kui me tunneksime, siis ma arvan, et see elu oleks hoopis teistsugune, mõtleks ju, kui palju neid eneseabiraamatuid ja psühholoogilisi raamatuid, eks ju, kirjutatakse. Ja sellepärast ka muideks Tarot oskab inimesi lugeda või inimese teadvust lugeda on see, et me oleme mustrilised. Me käitume mustrite järgi, psühholoogia on selle põhjal ju üles ehitatud. Ja seda siis Tarot siis ütlebki niimoodi, et sa pead nii-öelda kaevuma iseenda sisse, sa pead õppima iseennast tundma ja siin tulebki ka näiteks saab kõrvale tuua selle Jungi õpetuse, eks ju, mis Jung ütlebki seda, et me koosneme nii-öelda nagu sellest valgest poolest ja sellest pimedast poolest. Et senikaua, kuni me pendeldame ühest äärmusest teise, senikaua me ei tunne iseennast. Ja näiteks Tarots on ka just kaardid, mis kirjeldavadki seda, et või räägivad sellest, et sinu eesmärgiks on see, et kus sa need vastaspoolused tegelikult ühendad. Ja tegelikult see on väga lihtne, sa pead lihtsalt aksepteerima, et sa oled selline, nagu sa oled. Sest sa ei saa, ütleme, nii-öelda seda pimedamat, tumedamat poolt, eks ju, endast välja lõigata. Siis sa tapaksid nagu iseenda. Ja samas on see, et kui sa lähed liialt nagu positiivsusesse, siis on see samasugune äärmus, eks ju. Et sellega see Tarot räägibki või õpetabki, et kuidas läbi viia mitte transformatsiooni või transmutatsiooni. Mis on see just see alkeemias, eks ju, kuidas see nii-öelda see vääritu metall muuta väärismetalliks. Sest alkeemia ütlebki ju selle kohta, et lihtne inimene, kui me siia sünnime, siis meil on nagu see pliiteadvus. Plii on nagu kõige madalam metall ja kuidas me siin vaimses mõttes nagu arendame, tegeleme iseendaga, siis meil on võimalus jõuda selle kulla teadvuseni. Ehk siis budismi järgi see ongi siis vaimne valgustus, eks ju, see nii-öelda see nirvaanasse jõudmine ja minu jaoks ütleme selle avastamine Taroos oli nagu see oli nagu ütleme valgus mitte väljaspoolt, vaid valgus seestpoolt. Et selle läbi kuidagi nagu ma leidsin nagu selle oma nagu eesmärgi ma mõistsin, mis asja ma siin teen ja miks ma nende asjadega selles suhtes nagu tegelen, et ma olen ütleme 35 aastat nende tarookaartitega tegelenud, just Aleister Crowley tarookaartitega, muidugi uurinud ka teisi kaarte ja siis 10 aastat ma olen siis ka õpetanud neid ja ma õpetangi just nagu mitte see, et kuidas kaarte laduda või mida üks või teine kaart nagu tähendab. Et just ongi see, et kuidas kasutada neid kaarte selle jaoks, et õppida iseennast nagu tundma ja aksepteerima seda, mida sa näed. Ja on väga hea ütlemine, et liigne headus muutub kurjuseks iseenda vastu ja liigne kurjus hävitab iseennast, mis ütlebki seda sama asja, et äärmused.
et kui me oleme nagu ülipositiivsed, eks ju, oleme suunatud ainult selle küllusele ja edule ja kõik on nagu super luks, siis tegelikult me kaevame endale väga suurt auku. Ja samamoodi on see, et kui me oleme tohutult negatiivsed, siis me ka hääbume ära. Aga tulebki leida see endasse, see kuldne kesktee, kus sa aktsepteerid oma negatiivi ja oma positiivi. Et see on nagu see teema. Ja ütleme, et see taroo on, kui rääkida ka nagu taroo ajaloost, et kuidas ta on nagu arenenud, siis mina ütleksin, et see on nagu hämmastav inimkonna saavutus tegelikult selle taroo väljatöötamise suhtes. Sest taroo ajalugu iseenesest on suhteliselt hämar. Võib-olla ka see on see, et miks teda ei ole nii tõsiselt võetav näiteks kui näiteks astroloogia, mille ütleme nagu siuksed ajaloolised nagu jäljed on tegelikult ulatuvad ka vanas Egiptusesse ja Sumeri ja sellesse perioodi. Siis taroo esimesed nagu nii-öelda kaardid ilmusid kuskil 15. sajandil Itaalias. Ja arvatakse, et see on siis tulnud nagu islamimaadest, nende ristisõdade, kui need maurid vallutasid ju selle Hispaania. Ja et algselt neid tarookaarte siis kasutati ainult nagu õukonnamängudes ja olidki siis nagu nende nagu renessansse ja nagu karnevali nagu kaardid. Ja selline tõsisem areng hakkas ju 18. sajandil, kus siis nii-öelda need tarookaarte hakati siis edasi arendama, nad seotigi siis juba nii-öelda selle alkeemiaga ja kabalaga, et kus siis nagu igale suure arkaanile omistati siis 22 heebrea tähte, et teatavalt siis juutid läksid, nende tähestik on väga püha, eks ju, nad ju palvetavad oma tähestiku poole. Ja sealt siis edasi arenes siis 19. sajandisse, kus siis Inglismaal tekkis see Golden Dawni ordu, mis öeldaksegi, et see on siis taroo ajaloos väga märgiline sündmus, sest see ordu nii-öelda korrastas taroosüsteemi. Siis liideti sinna astroloogia sisse, mille puhul siis nii-öelda tekkis taroosse nagu see ajamõõde, ennem nagu seal aega ei olnud, et hakati nägema seda astroloogilist aega ja kaardid said ka siis nagu astroloogiliste nende planeetide järgi ka oma värvid. Ega kaardi värvid ei ole juhuslikud. Et seal on ka oma siukene teadus taga. Et ja seal siis selles ordus neid siis nii-öelda süstematiseeriti, korrastati, tekkis kindel struktuur, kindel baas, kindel õpetus ja näiteks seal, kes siis seal liikmed olid, tol aega siis Inglismaa siis kunstnikud ja luuletajad ja ka siuksed vägevad maagid nagu Crowley ja Albert White näiteks, eks ju, kes on Rider White'i kaartide looja. Et see oli siukene vägev organisatsioon ja iga õpilane pidi siis näiteks valmistama seal ise oma tarokaartid ja lugema tohutult palju kirjandust ja andma eksameid ja siukest värki tegema, aga muidugi kahjuks see ordu väga kaua vastu ei pidanud, seal tekkisid seesmised võimuvõitlused ja kuna see ordu ülesehitus oli vabamöörlik ja seal olid ka roosristlased, siis kõik need teadmised, mis puudutas tarood, oli nii-öelda rangelt keelatud avalikkusele avaldada. Et need olid siis nagu vande all. Ja näiteks Albert White, kes siis tegi need Rider White'i kaardid, siis pidas sellest vandest kinni ja tema on sinna ära hajutanud, ära peitnud need teadmised. Et selles suhtes, et White'i kaardid on selle kandi peal tõesti siuksed kavalad, et seal on ta nii-öelda seganud neid päris teadmisi ära. Aga kuna Crowley läks nende ordu inimestega seal tülli, siis ta avaldas kogu
taroo õpetuse, mille eest anti ta siis kohtu alla ja ta siis nii-öelda vaimsetes ringkondades sai selle märgi külge, et reetur. ja ütleme, et kuni tänase päevani tegelikult on inimesi, kes arvavad, et Crowley kaardid on kuidagi satanistlikud ja pahalised ja tal on selline vandemurd ja selline märk on küljes. Aga jah, et tuleb ka nagu meeles pidada või seda, et need, kes seal nende taroo kaarditega tegelesid, need olid meediumid, need olid nägijad. Et on säilinud mingid materjalid, kus siis nagu on kirjeldatud, kuidas siis see nagu kaardi väljatöötamine siis käis, et inimesed tulid kokku ja siis mediteerisid selle kaardi peale ja siis kõik siis pärast rääkisid, mis märke nad siis nagu selle kaardi puhul siis nägid ja siis see pandi siis sinna kaardi sisse. Crowley ise oli ka ju suur meedium. Ja tema need Doti taroo kaardid on selle kandi pealt hästi erilised, on see, et need kaardid ja see raamat, mis ta nende kaardide kohta kirjutas, on ju tegelikult mitte tema enda poolt kirjutatud, vaid temaga võttis siis ühendus mingi vaimolend, kelle dikteerimise järgi siis Crowley selle raamatu kirjutas ja nii-öelda maailma mastaabis Crowley kaardite uurijad ütlevadki seda, et see on nagu elus raamat, see Doti raamat, et kui sa nii-öelda seda loed, siis see kogu aeg nagu muutub ja seal on nagu hästi palju nagu ridade vahelt, et Crowley ongi ju tegelikult kuni tänase päevani ikkagi Lääne-Euroopas üks väga kõva maag. Muidugi jah, ta oli omavõtte sükene tegelane, aga jah, et kui hinnata tema õpetust ja just ongi see, et see kogu see jungilik nii-öelda maailmakäsitlus ja inimese käsitlus, et see talle nagu väga-väga meeldis ja selle ta siis pani oma kaartide sisse, näiteks tema nii-öelda õukonnakaartid, kus on kujutatud siis kuningannad, rüütlid, printsid ja printsessid, on näiteks võetud just selle Jungi selle 4 arhetüübi järgi nii-öelda üles töötatud, et selles suhtes on see väga sükene äge. ja muidugi mis on veel nagu selles taroo maailmas on nagu, mis on vaja nagu ära märkida, on see, et sealt 18. sajandist tegelikult nii-öelda tekkis ka taroos nagu see 2 haru. Üks oli siis selline müstiline, oligi selline okultistlik, kus siis väideti, et taroo on pärit ikkagi vanast Egiptusest, et see on vana preestermaagide siis seal need initsiatsiooni pildid, et siiamaani on inimesed, kes seda usuvad, mina ka natuke usun. ja teine pool on siis see, kes võtab seda kui ütleme sellist märgiõpetust ja kultuuriajaloolist teemat. Ja muidugi on ka väga palju, ütleme ju tarokaartide ladujaid, kes on puhtalt intuitiivsed, kes ei tea nendest kaartide tegelike tähendustest mitte midagi, kes siis nii-öelda tõlgendavad neid puhtalt oma siis nagu intuitsiooni pealt. Aga jah, et ma alati naeran, et kuna mu sünnikaart on selline, et ma olen nagu hästi-hästi põhjalik, siis ma pean kõik asjad endale üksipulgi nagu selgeks tegema, et ei saa kuidagi nii-öelda üle jala lasta, sest kui mina väga ammustel aegadel selle tarooga alustasin, siis et mingi hetk oligi see, et kui ma olin nagu kaartite seletused selgeks õppinud, siis ma tundsin seda seina, mis jooksis nagu ette, et mul ei teadmistest puudu. Ja ma teadsin, et seal taga on veel midagi, mida ma ei tea ja ma olen nagu, kui ma jään praegust sellesse punkti, siis ma nii-öelda mandun. Ja siis ma nagu avastasingi siis nii-öelda sellest tarookaartitest selle alkeemia poole, mis on siis nagu täiesti pöörane maailm.
ja siin on nii õige mitu suunda, kuhu minna. Mul lihtsalt siin peas kogu aeg oli siis, no sa mainid seda Totti ja siis ja noh, siis ka seal on ka see selline planeet nagu Merkuur või Merkuurius ja Hermes ja siis No sellised... Merkuur on jah, Merkuurius on taroos on just selle Crowley Totti taroos on väga tugev mängija. Ta mängib kuni algusest kuni lõpuni välja. Sest Crowley oma nägemuses, noh, tema peabki nii-öelda nagu seda Totti, seda vana Egiptuse jumal Totti, siis nii-öelda selle kogu taroo universumi hoidjaks, kaitsjaks. Ja ta ütlebki seda, et kui maailm jõuab lõppu, siis Tot on siis see tegelane, kes tuleb ja vajutab uuesti restart nuppu, et kõik hakkab nagu otsast peale. Sest kui me võtame nagu astroloogia ja alkeemia järgi, siis Tot on ju tegelikult kolmikjumal, Tot, Hermes, Merkuurius. Ja alkeemia järgi on ta elav hõbe, aga elav hõbe vastab vaimule, vaimuelemendile. Et meil on 5 elementi, tuli, vesi, õhk, maa. 5 element on siis vaim. Sest pentagrammi õpetus ütleb seda, et kui mateeria jõuab maksimumini, areneb maksimumini, siis hakkab ju pihta lagunemine. Ja see on see signaaliks vaimule, mis laskub alla ja käivitab kogu süsteemi uuesti otsast peale. Ja ütleme kogu näiteks, kui me võtame need 22 suure arkaani kaarti, mis on siis taroo tuum, siis tegelikult see ongi siis nii-öelda see vaimu ehk selle elavhõbeda teekond läbi erinevate 22 nii-öelda aspekti kuni siis selle lõppu välja. Ja siis ongi nagu see, et tal on vaba valik, et mis ta siis teeb. Kas ta tuleb siia tagasi veel ühe õppetunni järgi? Sest jah, ütleme ka Crowley on seda toonitanud, et me oleme need magavad jumalad, kes näevad und ja meie ülesandeks on üles ärgata. Ja noh, see taroo õpetus ongi see, et ta püüab meid ülesse äratada. Nii et see on nagu jah, et see on nagu, et sellepärast jah, ütleme, see narratiiv toidabki seda liini, et on inimesi, kes usuvad, et see on seotud nagu Totiga, et Tot siis on siis, sest näiteks ka selline 19. sajandi ju suur õpetlane, guru ju Blavatskaja, Jelena Blavatskaja ju tegelikult on ju ka kirjeldanud, et Tot oli siis selles Egiptuse kosmogoonias just see jumal, kes hoolitses inimkonna eest. Et noh, me olime ikka päris metsikud, kui tema siia maa peale tuli, et ta andis ju meile, õpetas meid rääkima, nii-öelda andis meile seadused, eks ju, keele, matemaatika, meditsiini, et ta nagu hoolis inimestest ja ka nende nagu vaimsest arengust ja Blavatskaja ütleski seda, et Tot on siis see, kes hoiab inimkonna jaoks seda ust lahti. Et kui teistel jumalatel oli nagu see, et noh, me oleme nagu sipelgad, eks ju, et noh, peaasi, et see kummardaks ja meid nagu meeles peaks, aga noh, Totil oli just oluline see, et nii-öelda inimkond jõuaks ükskord siis ka temani, ehk siis nii-öelda selle nii-öelda, jah, nagu meie mõistes selle vaimse valgustuse välja. Et see on ka see, et miks võib-olla Crowley selle Toti sinna süsteemi nagu sisse pani. Ja noh, ma ütlen, et kui ma ise ju ka, kui ma hakkasin selle kogu värgiga tegelema, selle tarookaartitega, siis ega mul olid ka sellised väga, väga huvitavad ja sellised maagilised unenäod, kus ma nii-öelda nagu nägingi seda Totti või ta niimoodi varju, et mis nagu andis nagu märku, et noh, et sa vist tegeled ikka nagu õige asjaga või sul hoitakse nagu silma peal. Ma mäletan, mul oli üks väga erk unenägu oli see, et kui ma olin just valmis saanud oma esimese raamatu, see suur arkaan, mis räägibki 22 suurest arkaanist, et ma võtsin selle Crowley
raamatu ette ja no tõlkisin selle ära ja siis seletasin nagu asju sinna nagu lahti, et mida siis Crowley nende asjadega siis nagu öelda tahtis. Ja kui ma olin nagu viimase nagu punkti pannud selles raamatus ja siis ma mõtlesin, et ei tea, kas see ikka sai nüüd hea. Noh, vaata ikka põed, eks ju, et kas inimesed saavad aru ja kas ma ikkagi, kas ma olin korrektne, kas ma olin täpne, kas kõik on nagu õige, et ikka nagu hakkad põdema ja hakkad nagu muretsema. Ja siis läksin magama ja nagu mõtlesin ka, et noh, ma tahaks nüüd mingit märki, ma tahaks nagu mingit märki, et noh, ma olen nüüd õige asjaga nagu tegelenud või see töö on nagu tõesti selles suhtes valmis. Ja siis ma samal öösel unes nägingi, et kus ma läksin nagu mingisuguse halli templisse sisse, kus oli tohutu suur ruum ja siis 3-meetrine tott oli seal oma lavatsi peal ja muidugi see oli väga kohutav, see oli väga õudne selles suhtes, et ma olin selle kõrval selline ikka väga, väga pisike ja ma päätan, ma niimoodi vaatasin üle ukse nagu sisse ja siis ta niimoodi viipas käega, et all right, kappasin sealt kähku minema, et see noh, mis ma inimene, eks ju, mis ma jumalaga teen. Et siis ma hommikul mõtlesin küll, et jah, nüüd vist see töö sai valmis, sest ma seda esimest raamatut kirjutasin mingi 5 aastat. Et see oli nagu päris suur ettevõtmine. Jah, kui nüüd selle Taro peale mõtlen ja siis selle nagu see astroloogilise Merkuuri peale ka, et siis seal all on see infovahetuse, et on see infovahetuseks. Ja. Et nagu me selle I Ching, noh Jung teges selle I Chingi ka palju, siis et seal on see kõigepealt on see küsimus. Ja Taros on sama nii-öelda reegel, mida täpsem on küsimus, seda täpsem on vastus. Et kui sa ei oska nii-öelda sõnastada õieti küsimust või oled umbmäärane või ebamäärane, siis sa saad samamoodi selle ebamäärase vastuse ja ütleme, et see merkuurilik aspekt Taroos teebki ta nii-öelda need kaardid nagu elavaks. Et noh, näiteks sa nagu praegusel momendil mõtled, et nii, nüüd ma olen otsustanud, et ma teen selle asja niimoodi, näiteks paned kaardid niimoodi välja, vaatad, ahaa, läheb niimoodi, siis mõtled, et ei, aga ma otsustan hoopis teistmoodi ja siis paned järgmise küsimuse peale ja siis sa saad juba teistsuguse pildi. Et ja muidugi noh, tulebki arvestada seda, et tegelikult me elamegi jah, selles merkuurilikus maailmas, mis on ka suhteliselt triksterlik, et kus ainus püsiv asi on muutus, kõik on pidevas liikumises, et see ei oleks selline, kui me elaksime üksi siin. Noh, kui sa oleksid üksi siin maailmas. Aga kuna me oleme nii-öelda siin inimmeres, kus kõik loksub ja niimoodi lainetab ja see info, mida sa kuuled, eks ju, ei pruugi nagu õige olla, et siis tuleb sellega kogu aeg nii-öelda arvestada. Sest mida on ka näiteks Jung öelnud seda, et inimene ju hoomab ainult tervikpilti. Et nii kui ta läheb mingitesse detailidesse, siis ta võib ära eksida. Ja seepärast öeldaksegi seda, et kui sa kasutad nagu tarood näiteks mingite küsimuste lahendamiseks või ka eneseanalüüsiks, siis tegelikult sa teed selle ära, aga sa ei tohi nagu edasi seal kaevata. Et sa saad selle ühe pildi, sa saad selle ühe tervikpildi, ta annab sulle nagu selle maakaarti ja sa pead seda nagu kasutama. Sest kui sa sealt lähed nagu edasi ja nagu hakkad väga detailidesse minema, siis sa eksid ära sinna. Sest taroo läheb nii-öelda, võib minna nii-öelda selle pildi, ütleme, alumise nurga nii-öelda kujundite peale, sa ei saa enam aru, millest ta selles suhtes räägib. Et näiteks ma enda nagu klientide puhul ka alati ütlen või toonitan seda, et ärge tulge ennem tagasi, kui need sündmused on ära olnud. Sest muidu tekib segadus. Et jah, kui need vaadeldavad olukorrad, sündmused on läbi saanud, siis saab edasi vaadata.
Ja muidugi, mis on tarot puhul ka nagu, mis mulle nagu selle süsteemi juures hästi nagu meeldib, on see, et igal kaardil on see nõuandev pool, mis ütleb seda, et sa ei pea seda mustrit läbi tegema. Sa ei pea seda jama läbi tegema. Et kui sa nagu mõtled või käitud natukene teistmoodi, sa ei pea. Sest tarot põhimõtteks on tegelikult see, et kui me räägime sellest ennustamise poolest, et ei läheks täppi. Tegelikult jah, et ei läheks täppi. Et sa ei pea võtma laskma kellelgi teisel oma kelku tõmmata ja sõitma sealt mäest alla. Et sa oled ise pead olema see juht. Et jah, ja muidugi on vahest ka seise, mida ei saa muuta. Aga see ongi see, et see on juba kunagi ammu juba alustatud, et see protsess tuleb läbi viia. Ja näiteks võib öelda seda, et näiteks taroos kõige negatiivsemad kaardid on kõige paremad kaardid, sest nad löövad platsi puhtaks. Ja seda nagu kõige rohkem nagu peljatakse. Näiteks taroos selline 16. kaart torn, mis on siis näitabki siis negatiivset tagasilööke, meie ego saab seal väga heledaid lakse ja sunnib ego raame nagu lõdvendama, aga tal on nagu väga tugev selline positiivne alttekst, et see on siis see nagu see, kes armastab öelda, see kosmiline jõud, kes tuleb ja lükkab sul selle platsi puhtaks, ütleb, et näe, sul on uus puhas pind, hakka nüüd uuesti otsast pihta. Aga ego jaoks on ju katastroof, eks ju. Ego tahab hoida seda status quo'd isegi, mis sest, et see on nagu halb. Ja tornikaart ilmub tavaliselt siis, et kui me oleme jäänud kinni, me oleme juba korjanud neid süsi endale pea kohale, me oleme juba astunud neid samme, et see kaos nagu väljenduks. Ja tornikaardi puhul öeldakse, et kui see ilmub, siis põhimõtteliselt pane pulk hammaste vahele ja kannata lihtsalt ära. Oota see äikese torm, see läheb mööda, sest sa ei saa enam nagu midagi teha. Et siin juba kõrgemad jõud lammutavad ja muidugi tornikaart ei küsi, et kuidas me seda siis nüüd teeme, seda lammutustööd, et kas nagu üldanesteesia või kohaliku tuimestusega, ta tuleb lihtsalt labida ja kirvega sulle kallale ja lammutab kõik laiali. Nii et jah, et neid hirmsaid seise ei tohiks nagu karta, vaid just tegelikult tervitada, sest see lööb platsi puhtaks. Rohkem värsket õhku. Ja näiteks Crowley oma kaartites just nagu toonitab ka seda, et kuidas tehagi tööd oma egoga. Sest ego vaata ju kasvab koos meiega. Eks ju, kui me maailma siia sünnime, ennast hakkame teadvustama, siis meie ego hakkab samamoodi arenema. Ja see ego, eks ju, võib kasvada väga kramplikuks, vangivalvuriks, eks ju, kes hoiab meid niimoodi kõrist väga kõvasti kinni. Ja siis meie eesmärgiks ongi siis see, et tema raudsest haardest vabaneda. Me ei saa teda ära lükata, me ei saa teda minema saata, sest see on üks osa meist. Aga me peame siis leidma temaga selle rahutee, kus ta on nagu võrdväärne partner, mitte siis ülemus. Ja öeldaksegi seda siis et see inimese ego, et kui ta on väga tugev, väga kramplik, siis me ei kuulegi mitte mingit muud häält kui seda, mis see ego ainult meil kõrva räägib. Ja miks see on halb? See on sellepärast, et me ei kuule oma vaimu häält, mis läbi siis hinge selle kehateadvusega suhtleb. Et kui me selle ego hääle saame niimoodi vaiksemaks, et siis tekibki siis see tunne, mida inimesed nimetavad intuitsiooniks, või see, et peas läheb pirn põlema, et sa tead ja sa ei oska öelda, miks sa tead, et see on see intuitiivne tarkus, mis hakkab tulema, aga see täitabki seda, et see vaimu ja hinge kanal, see on hakanud siis tööle või puhastunud.
ja sellised karmid kaardid taroos ongi just see, et mis siis nii-öelda tegelikult üritavad meid sellest ego haardest nii-öelda vabastada. Muidugi ongi see, et kuna me oleme nii rumalad, me ei saa ennem aru, kui me ei ole naha peale saanud, meil peab ikka füüsiliselt valus olema, et vaata mõistus päht tuleb. Et siis need niisugused elu negatiivsed tagasilöögid kuuluvad asja juurde. Et see on ka üks inimese olemiseks, et me ei saa elada nii, et me väldime kannatusi, väldime raskusi. Juutidel on muidugi väga hea ütlemine elu kohta, et rõõmusta, kui sul läheb halvasti, sest varsti hakkab hästi minema, ja kurvasta, kui sul läheb hästi, sest varsti hakkab halvasti minema. Et see ongi see elu tsüklilisus. Ja mina olen läbi taroo õppinudki seda, et elama peab nii, et kui sa ükskord istud seal laua ääre peal, et sa ei kahetseks mitte midagi. Sest kõik teevad täpselt seda samu asju, mida sina. Et ennast ei tohi teistega võrrelda, näed, tal on parem või tema elu, eks ju, on parem kui minu elu. Et mul kunagi oli üks klient, üks naisterahvas, kes kurtis mulle, et tead, ma ei ole õige inimene. Et näed, mul üldse nagu ei vea ja ma kolistan kogu aeg mingid ämbrid pidi ja kõik läheb halvasti ja mul on mingid valed inimesed elus ja siis mõtlesin, et jaa, okei, aga saad sa mulle näidata ühte inimest, kes elab perfektset elu, kes pole kunagi ühtegi ämbrisse astunud. Et siis ma ütlen, et kui sa mulle seda näitad, siis ma ütlen sulle, et jah, sa oled halb inimene. Sest ma ei tea, mõtlesin, no võt. Sa ei saa, me ei tohi nagu võrrelda ennast teiste inimestega ja näiteks, mis on nagu meie jaoks ju väga suureks lõksuks on ju asjad. Kui me mõtleme, et meil on need asjad, on ju, et siis me oleme keegi, kui mul on see asi, siis ma olen nagu õnnelik. Aga see näitabki seda, et me tükime elama endast nagu väljapoole, mitte sissepoole. Ja võtta see taroo, see vaimne õpetus tegelikult nagu koondabki, juhib nagu selle inimese tähelepanu temale endale tagasi ja küsib, et oota, aga kes sa oled? Taroo pakis selle suures arkaanis on selline kaart, mida Rider-Waite'is on ta viimse päeva kohus, Crowley kaartis on ta igaviku kaart, mis ütleb nagu väga hästi seda, et sa, jah, see sama teema, et sa pead teadma, kes sa oled, et mida sa tahad, mida sa tegelikult, mida sa päriselt nagu tahad. Et kui sa tead, mida sa tahad, et siis on tee sirge. Ja muidugi ka arvestama seda, et meil on alati see vaba valik, eks ju, vaba tahe. See keegi meie kohta nii-öelda seda nimekirja ei pea, seda karma nimekirja. Ja näiteks, mis on huvitav, on see, et me oleme teinud ka näiteks eelmise elu ladumisi. Et lihtsalt nagu testiks või uurimiseks, et kas selline asi nagu eelmine elu on olemas, eks ju. Et keegi pole ju tagasi tulnud ja öelnud, et see on nagu olemas. Ja see vastused, mis me sealt saime, oli muidugi väga huvitavad, et moodustusid ikkagi välja konkreetsed nii-öelda elumustrid. Me nägime isikuid, kes oli nagu kunagi nagu kas mingisuguses reaalsuses olemas olnud. Ja mis oli nagu hämmastav, ma tegin neid juksi nagu testladumisi päris mitmele grupile inimestele. Ja tead, mis sealt välja tuli või? Seal tuli välja selline teema, et seda nii-öelda eelmise elu karmat, seda ei ole olemas. Sest
ma nägin nende gruppide peal, ütleme, selliseid ladumisi, kus võib öelda, et inimene eelmises elus oli, ma ei tea, mingi röömmõrtsukas, eks ju, tappis, vägistas ringi, on ju. Ja selles elus on korralik pereme, kõik on vinks-vonks hästi. Igasuguste õpetuste järgi, eks ju, peaks ta olema, ma ei tea, kohutavat elu elama selle eelmiste elude pärast. Seda ei ole. Ja seda ka, ütleme, et nii see kabala ja tegelikult ka see alkeemia ju tegelikult ju räägib seda sama teemat, et me tuleme siia maailma lihtsalt selle materiaalse maailma kogemuse järgi. Me peame nii-öelda siin mõistma, mida me siin teeme, nii-öelda endaga tegelema, ennast arendama, leidma üles oma selle seesmise kulla, aga jah, et nagu seda nii-öelda seda karmat või keegi meid ei karista. Ja muideks seda ütleb ka okultism, mis on ju kõrgem maagia, et kõrgematel jõududel puudub inimkonna suhtes karistav suhtumine. Minust jumala hirmu vaba elu ju. Võib ju jumala rahulikult siin elada. Minu nimi on Riko Veskiväli ja kui sa soovid enda sünnikaardi kohta rohkem teada saada, siis ma olen värskelt valmis saanud eestikeelse astroloogia tarkvara nimega Astrotark. Seal sa saad vaadata enda sünnikaarti, saad vaadata, millised planetaarsed seisud sind hetkel mõjutavad, millised seisud on näiteks ajaloos olnud olulistel hetkedel. Lisaks saad vaadata ka enda lähedaste inimeste sünnikaarte ja see on mõnus kasutada ka mobiilis. Saad seda kõike teha leheküljel astrotark.ee. 7 päeva saad tasuta proovida. Ja üks asi, mis mul kohe siit algusest meelde jäi, sa ütlesid, et rääkisid sellest ennustamisest ja et siis, et hea on siis, kui see ennustus siis nagu ei lähe täppi. Ja siis ma siin mingi paar aastat tagasi tegelesin rohkem ka Põhja-Ameerika indiaanlaste nende ettekuulutustega, professitega. No seal nad räägivad siis täpselt sama asja, et see professi või ettekuulutuse õnnestub siis, kui ta ei lähe täide. Ja siis ma mõtlengi, et seal ongi siis see, seal, mis ma siis tookord aru sain, et uurisin, et mis see mõte sellel ennustusel siis on, et ta loob või annab võimaluse minna suhtesse oma tulevikuga. Ja siis kõndida seda, sa mainisid ka, et kõndida siis seda ühte rada või teist rada, aga alati jääb see võimalus. Jah, sest ütleme, nagu ma enne mõtlesin ka, et taroos tegelikult seda aega ei ole, et on see astroloogiline aeg, siis taroo näebki nii-öelda seda tulevikku, et see tulevik on nagu see lahtine köis, mis nii-öelda vonkleb erinevate nii-öelda võimaluste vahel. Et ei ole minevikku, ei ole tulevikku, on ainult see olevik. Et meie selles olevikus moodustame selle mustri ise või nii-öelda häälestame, et kuhu mille külge see köis nüüd nii-öelda selles suhtes kinnitub. Et ja selle ennustamise puhul jah, et see, mida me siis näeme, see ongi tegelikult see nii-öelda see mõistmine või taipamine, et mida sa tegelikult teed. Kas see, mida sa praeguse momendil teed, kas on see, mida sa nagu selles suhtes tahad, kas sa teadvustad iseennast? Sest enamus inimesi ei teadvusta iseennast. Nad nii-öelda nagu lähevad nagu zombid niimoodi käed pikalt ette ja siis pärast ahastavad, eks ju, et miks ma niimoodi tegin. Et eks mul on kunagi olnud nagu väga, väga traagiline juhtum, kus ma hoiatasin ühte klienti, et tema enda väärkäitumise pärast, et ta käitub vääralt, tähendab nagu eksib väga suurte sihukeste reeglite vastu ja see hävitab ta elu ära. Ja mis siis juhtus nii-öelda 6 aja pärast, ta purjuspäega sõitis, oli roolis ise, sõitis ühe inimese surnuks, teise invaliidiks ja selle tulemusel tema elu
hävines. Ja me saime nagu pärast seda saime nagu kokku ja siis ma nagu küsisin tema käest, et miks ta seda nagu meeles ei hoidnud, et miks ta nagu sellega nüüd siis kaasa läks. Ütles, et nagu ma ei osanud teistmoodi, ma ei mõelnud. Ma lihtsalt ei mõelnud ja noh, mis minu jaoks on nagu väga oluline näiteks on see, et just ma näen seda, kui oluline on inimese seesmine häälestatus. Kui tema häälestatus on väga negatiivne, siis kogu see muster muutub negatiivseks. Sest me ju võime ju sekundiga mõelda oma maailma põrguks ja sekundiga paradiisiks. Öeldakse, et inimene on see virtuaalne olend, kes tegelikult loob enda reaalsust. Ja see minevik ongi tegelikult ju emotsionaalne minevik, mida me siis nii-öelda oleme, täna punume, eks ju, mis see võrk jääb meist nii-öelda maha. Me ei saa sellega mitte midagi teha, saame ainult aksepteerida ja leppida sellega. Ja kui me lepime oma minevikuga, aksepteerime ennast nii nagu oleme, oma kiiksude ja kolksude, aga samas kui oma positiivsete asjadega, siis tegelikult jah, me oleme nii-öelda vabamad kui muidu. Ja see ennustuslik aspekt taroos ja näiteks kui me vaatame ka näiteks inimeste omavahelisi suhteid, siis neid nad kirjeldavad väga hästi. Just ta näitab, et mis inimese nagu mõttetasandil toimub, mis toimub tema emotsioonide tasandil ja kuidas ütleme, need kaks inimest omavahel siis nagu suhestuvad, milliseks nagu kujuneb nende suhtlemise muster. Ja näiteks kui on nagu suhe halb, eks ju, mida seal annaks nagu selles suhtes teha, aga vahepeal on ka see, et kui teine inimene pole nõus muutuma või käituma nii, nagu esimesele paarilisele nagu soovib, siis ei tule sellest asjast nagu mitte midagi välja. Aga jah, on ka olnud väga, väga pööraseid lugusid näiteks, mida ma armastan ka kursustel palju rääkida, oli see, et mul kunagi käis üks meesterahvas, kellel oli näha nii-öelda, tuli oma elu olukohta uurima, oli näha nagu väga suurt 180-kraadilist elu muutust. Ja kui ma talle seda kõike nagu rääkisin, siis ta vaatas mind ikka väga imeliku pilguga, et see ajab nüüd täiesti jama mulle siin. Et ei, mul on kindel töökoht ja pere ja kodu ja ma ütlesin, et tead, sul tulevad nii suured muutused, et vaata, et võib-olla sa leiad ennast teiselt kontinendilt. Ja läks päris mitu aastat läks mööda, täiesti juhuslikult poes põrkasime kokku ja siis ta tuli mulle juurde ja ütles, et tead, ma elan Austraalias. Et peale seda, kui ta oli minu juures ära käinud, oli siis see, et ta oli tööst ilma jäänud, naisest lahku läinud ja siis mingi tuttav kutsus teda üldse Austraaliasse tööle, nii et ta ütles, et ta poleks nagu kõige pöörasemas unenas poleks seda uskunud, et selline elumuutus, aga mõtlesin, et jah, aga see, et ma seda sulle rääkisin, see oli juba sinu sees olemas, sest muutused hakkavad seest poolt väljapoole, mitte väljaspoolt sissepoole. Et kui meiega midagi nagu väljaspoolt juhtub, siis tegelikult me oleme nagu astunud selles suhtes juba samme, me oleme midagi teinud, et need asjad nagu juhtuvad ja muidugi jah, et kuna me oleme näiteks mustrilised, meil on teatud käitumismustrid, teatud mõttemustrid, siis need ongi väga raskesti, need on väga raske muuta. Ja sealt tulebki see välja ka, et miks siis ütleme me näeme, võime näiteks prognoosida väga vabalt, eks ju, inimese aasta prognoosi, eks ju, millised järgmised 12 kuud, eks ju, kujunevad. Astroloogias on see sama, et see on nagu jah, et aga jah, ja ütleme, et kõige halvemad ennustused on siis see, kus sa nii-öelda näed, kus inimene ei muutu. Ta ei võta mitte kui midagi ette. Et ta on nii-öelda nagu
taroo mõistes siis võtnud selle puudu asendi, see on see, kes ripub pea alaspidi, käed rinna peal risti ja ütleb iga asja peale ei. Et päikest ei tule, kommi ei tule, midagi ei tule, kõik on halb. Ja siis ta tuleb küsib, et noh, kas tema elus midagi muutub. No ei saa midagi muutuda, kui ta on tekitanud selle nii-öelda selle seisva vee, kui ta on ennast ära blokeerinud elust. No keegi ei tule sult, ei hakka üle müüri ronima, eks ju. Et kuule, et mis sa teed seal teise pool müüri? Et mul oli kunagi oli üks klient, kellel oli 6 aastat tagasi oli nii-öelda elu hävinenud. Nii-öelda ma sain aru, et see on nagu siis nagu paariline oli päeva pealt nii-öelda lahkunud ja kui ta tuli nagu uksest sisse, istusin maha, panin need kaardid välja, rääkisin ära loo ja siis ta ütles, et teate see, mida te praegust räägite, see juhtus 6 aastat tagasi. Mis näitas seda, et ta oli 6 aastat elanud selles ühes punktis, selles päevas, kui tema elu nagu kokku varises. Ja hästi huvitav oli siis see, et kui ma siis nagu ütlesingi, et aga kui te olete selline seis, siis see tähendab seda, et sa oled kinni jäänud sellesse punkti. Sa ei ole eluga edasi läinud. Ja siis oli see, et ma avastasin üks moment, et see inimene istub niimoodi, et nägu on minu poole, aga terve keha oli juba ukse poole. Et talle ei meeldinud see jutt, et noh, ma ütlen, et ta ei olnud mitte midagi 6 aasta jooksul teinud, ta põhimõtteliselt majalik selga kukkumas ja noh, kõik oli nagu täiesti soo. Inimene täiesti soosse sattunud iseendaga. Ja noh, ma ütlesin, kõige parema tahtmise juures ma ei näe siin mitte mingisugust muutust, kõik jätkub samamoodi, aga see oli tema vaba valik. See ongi see, et tegelikult see, kuidas sa elad, see on sinu vaba valik, see on sinu vaba tahe. Aga selle jaoks ongi meil vaja iseennast teadvustada, mida sa tegelikult teed ja kas see on see, mida sa tahad. Ja noh, muidugi ütleme, miks üldse on näiteks maailmas sellised ennustamise asjad, noh, ütleme, pendlid ja tarood ja astroloogia ja kõik siuksed I-Chingid. See on see, et inimese aju on niimoodi üles ehitatud, et ta on uudishimulik. Ta tahab teada. Ta tahab teada, mis saab homme, mis saab ülehomme, kas minuga läheb ikka kõik hästi, kas ma saan kõigi asjadega nagu ilusti kenasti hakkama. Et sellepärast on need olemas ja ma arvan, et isegi tulevikus, et ega see taroo ja ütleme, need astroloogide värgid, need ei kao nagu selles suhtes mitte kuskile, et keelake nad ära või tehke, mis tahate, aga see ei kao kuhugile. Ja ütleme, et kas tarooga saab näiteks kurja teha? Saab küll. Kui öelda seda, mis seal kirjas on. Ja see inimesele ei meeldi. See ongi inimese jaoks kuri. Et ta kuuleb seda, mida ta ei taha kuulda, aga see on see, mis toimub tema sees. See ongi kuri. Ja näiteks sellised kliendid ma saadan kohe näiteks uksest välja, kes tulevad uksest sisse ja küsivad, kuna ma ära suren. Mõtlen, et see küsimusele ma ei vasta, sest ei tohi ju ära surra enne oma surma. Kui sa tead, et noh, ma ei tea, homme sa sured või ülehomme, noh, siis vahepealne aeg jääb elamata ju. Mis tähtsus see on, kuna sa sured? Üks moment sa sured nii või naa. Aga jah, et meil ei ole kahjuks seda lepingut, eks ju, ette näidata või lugeda, et kaua me siin elame ja mis tingimustel, eks ju, me siin nii-öelda, kuidas see lõpp nii-öelda saabub. Me ei saa kaubelda. Isegi ma olen lugenud mingit siukest pöörast teooriat, et elu on üldse siuke kaootiline nähtus, mida me püüame siis kuidagi teha endale talutavaks. Võtestada seda ja leida mingit eesmärki. Rääkides siis sellest surmast või surmakaardist on, vist on surmakaart, selline kaart on ka, eks. Et
mul vist on elus 2 korda on tarosi pandud. Üks oli hiljuti, see oli 2021 ja vist siis ainult 1 kaardi, mul üks sõber, kes kannab neid. Aga siis, kui esimest korda elus pandi, siis see oli juba võib-olla siis 24-5 aastat tagasi ja ütleme seal 90. lõpus ma olin siis selline võib-olla 7-aastane või 8-aastane Soomes. Vanaemal külas ja siis vanaemal oli üks sõbranna, kes tegeles tarodega ja siis ma mäletan, istusime seal laua taga ja siis esimene kaart, mis ta mulle pani, oli surmakaart. Ja siis ma nüüd täpselt ei mäleta, et kas see, no siis mul tol hetkel tegelikult toimus ka siis seal täpselt seis umbes seal, kas ma ei mäleta, kas see oli enne või peale, aga siis oli siis, kuidas ma ütlen, egosurm selles mõttes, et pere läks laiali. Surm ongi transformatsioonikaart, ta ei ole surmakaart, ta ei näita füüsilist surma. No täpselt, jah. Et surm on erinevad liike, eks. Ja taroos surma kui eksistentsi lõppu näitab tegelikult kuukaart. Ja selle vastu alati nii-öelda algajad eksivad, et mõtlevad, et tuli surmakaart välja, kas ma nüüd suren ära. Ei, see on jah, see on hästi tugev transformatsioonikaart, kuna ta on omistatud Skorpioni zodiaagi märgile, siis ja ütleme, et see ongi siis nagu see nagu negatiivne Skorpioni seis, et kus siis nii-öelda me oleme sattunud välja kannatamatusse olukorda, kus siis toimuvad muutused ja see tekitab meis emotsionaalseid kannatusi. Surmakaart nii-öelda, et ta näitaks surma, siis selleks peavad olema nagu teised nii-öelda eksistentsi nagu kinnitavad kaardid kõrval. Aga jah, et otseselt surmaväravatest läbi minemist näitab tegelikult 18. kaart kuu, mis siis kirjeldabki sellest, et kui me nii-öelda sureme, siis seal teisel pool me kõigepealt siis peamegi kohtuma oma selle tumedama poolega, me kohtume oma elu kõige suuremate hirmudega ja arvatavasti seal on ka siis see, et kõik meie tehtud ja tegemata teod. Ja kui me sellest pimedusest nii-öelda läbi kõnnime, siis öeldakse, et siis järgmine kaart on päike, mis siis näitabki selle teadvuse sündi, ehk me siis nii-öelda saame lõplikult teadlikuks, kes me nagu tegelikult oleme. Ja kuukaart on jah siis see, et kui me nende oma hirmude ja asjadega seal toime ei tule ja eksime ära, et siis me tuleme kolinal siia tagasi. Et me ei pääsegi edasi. Et see on see, et jah, et kui me nii-öelda armastame seda maailma liialt palju ja armastame asju ja mõtleme, et asjad on nagu see, mis annavad selle hinge õnnistuse, siis me tuleme uuesti seda materiaalset maailma nautima. Et see on jah, et surmakaarte jah, kui ta välja tuleb, siis tegelikult teda jah, ei maksa selle kandi pealt peljata, et see tähendab surma, aga see tähendabki seda, et elu muutub ja see tekitab väga kerglikke tugevaid emotsioone. Näiteks alkeemias seda kujutatakse nagu veini tegemist, eks ju, kõigepealt ohverdatakse viinamarjad, korjatakse need viinamarjad, nagu viinamarjad ohverdamine, siis sõkutakse nad puruks ja siis pannakse käärima ja siis me nii-öelda käärime ja mulksume selles veinijaamis seal, et sellest siis sünniks nagu hea maitsega vein. Et jah, et see surmakaart on jah, seda on raske taluda, sest see teeb emotsionaalses mõttes väga palju haiget. Sest need on nagu jah, siuksed muutused, mis sunnivad kõik asju ümber mõtestama. Nüüd paar vestlust tagasi rääkisin siis selle Eesti Jungianliku seltsi selle asutaja liikme Ursula Petersoniga unenägudest ja siis tema on, ma arvan, Eestis
ka üks selline, kes on rohkem tegelenud siis sellise psühholoogilise alkeemiaga ja seal me siis natukeseks peatusime ka siis sellele konjunktio teemal või sellele ühenduse teemal. Ja siis Taros on ka, räägime siis konjunktiost natuke, see on üsna selline oluline teema, mul endal on ta olnud sellises päevakorras, seal unenägude faasis, aga üldse elus see abielu või siis see ühendumine, kokku tulemine. No Taros on see väga oluline, et see ongi meil 14. kaart, mis on siis see kunsti või mõõdukuse kaart ja seal ta ju räägibki siis sellest, et kuidas siis nii-öelda me peamegi saavutama selle ühenduse oma selle nii-öelda teadvuse ja alateadvuse mees- ja naispoole anima ja animusega, et mitte enam näha ennast kui nii-öelda poolikut inimest, vaid näha ennast kui terviklikku. Ja budismis ongi siis see kuldse kesktee saavutamine. Et nii Crowley kui ka Jungi ise on ju tegelikult öelnud seda, et me nii-öelda peamegi saavutama oma selle mees- ja naispoolusega nii-öelda selle ühenduse, et need ei tohi enam nii-öelda nagu kakelda. Et öeldaksegi, et mehed on ju seesmiselt naised ja väliselt mehed ja naised on seesmiselt mehed ja väliselt naised. Et kui sa nii-öelda aksepteerid, see ongi see enese aksepteerimine, et sa aksepteerid enda seda positiivsust ja enda negatiivsust, enda tugevusi ja enda nõrkusi. Et sa võtadki ennast sellisena, nagu sa oled, et sa ei aja ennast selle tulise oraga nii-öelda taga, et sa ei materda ennast, näed, jälle sa tegid halvasti, jälle sa ebaõnnestusid, eks ju, jälle sa, ma ei tea, mida iganes, eks ju. Et see, et kui sa selle negatiivi kõrvale, mida see ego armastab, eks ju, rääkida, suudad ka tuua selle positiivse aspekti. Et ongi see, et okei, ma täna näiteks ebaõnnestusin, aga kas siis sellest läheb maailm nagu katki. Selle koha peal mul alati üks hea näide, mida ma olen välja toonud, on see, et ma kunagi sõitsin sõbrannaga seal Maardu kandis, seal taga Jõelähtmel, keset seda Nõmme 50 alas, ilus ilm, sõitsime randa sinna salmistusse, kõik oli nagu super luks ja äkki nagu maa alt, me ei märganud keset seda põldusid, kus see politsei oli, nagu maa alt kerkis üles see politsei, pidas auto kinni 50 alas 70-ga. Sõbranna läks siis sinna, kuna tema oli roolis, läks sinna siis politseiautosse ja tuleb natukese aja pärast tagasi ja istub sinna rooli taha ja hakkab laduma. Ma olen halb inimene, ma olen nii halb, näed, ma ei saa mitte millega hakkama, miks minuga sellised asjad kõik juhtuvad, eks ju, nüüd on nagu elu läbi. Siis ma küsisin, et politsei ütles sulle nii või? Et sa oled halb ja su elu on läbi ja sa oled mõttetu, et peaks üldse seina äärte panema. Ei, politsei naeratas, kirjutas trahvi välja, ütles, et head päeva ja olge teinekord tähelepanelikum. Mõtlesin, et näed, oli sündmus, see sündmus tegelikult lõppes otsa, aga sina paned selle sündmuse otsa kogu oma eksistentsi. Et kui sa oleks võtnud seda niimoodi, et okei, eksisin, tuli inimene, ütles, et sa eksisin, maksan trahvi ära, elu läheb edasi. Suures plaanis ei muuda see mitte midagi. Või see, et keegi ütleb, vaatab sulle pahasti või ütleb sulle pahasti, ütleb, et ma ei tea, sa ei meeldi mulle, sa oled halb, on ju, so what? Et see, võta sellise mõtteviisiga see, et kui sa nii-öelda selle negatiivi kõrval alati leiad ka enda sees selle positiivi, et sa nii-öelda selle negatiivse teksti, mis seal peas jookseb, suudad nagu maha joosta selle positiivse tekstiga ja leiadki nii-öelda selle tasakaalu ja mõista seda, et see tohutu õnn, selle vastas on tegelikult tohutu kurbus.
et see ongi see, et sa pead jõudma sinna keskele, et kus sa ei ole nagu selle kurb ja see ei ole ka rõõmus. Ja mina leian, et see on see, kus me tegelikult nii-öelda ei moonuta seda reaalsust. Sest seniga, kuni me oleme kas tohutus positiivis või tohutus negatiivis, me ju moonutame reaalsust. Ja seda see mõõdukuse või kunstikaart räägibki, et kui me ühendame need vastandid iseenda sees, et siis me nii-öelda saavutame selle vaimse kulla, mis alkeemias siis tähendabki seda nii-öelda seda teadvuse nagu tärkamist, selle tegeliku vaimuteadvuse, mitte füüsilise kehateadvuse, vaid vaimuteadvuse ärkamist. Et see ongi selle vaimse kulla saavutamist, mida me tuleme siia nii-öelda kaevama. Aga enne seda me peame ikka olema seal põlvili mudas ja otsime neid kullateri, et ma olen ka enda elus nagu otsinud siit ja sealt ja proovinud igasuguseid meetodeid ja asju, aga nüüd olles kohe saamas 52 aastaseks, siis ma olen jõudnud selle tulemuseni või selle mõistmise või taipamise, et tegelikult rahune maha. Rahune maha, et ole nagu oled, sa ei pea ennast ahistama, et olla selline nagu teised, sul ei pea olema neid asju nagu teistel, et olla selles suhtes nagu õnnelik ja just ütleme nii-öelda leppidagi sellega, et jah, et sa võid olla kuripaha, sa võid olla ka väga tore inimene, aga eelkõige ongi see, et saa iseendaga hästi läbi. Ja see ongi see tegelikult see ühendus, et saa iseendaga hästi läbi. See iseendaga läbi saamine, see on nagu tohutu suur teema tegelikult, sest me ei saa iseendaga hästi läbi. Sest ütleme, et miks ma ka näiteks asjadega tegelema hakkasingi, oli see, et mul oli ka endale hästi ränk nagu lapsepõlv ja mäletan kuskil 19-20 eluaastatel ma saingi nagu selles suhtes aru, et mul on nagu need kaks varianti, et kas ma lähen nüüd põhja, kas ma lähen selle üldise nagu selle mustriga, peremustriga kaasa või ma võtan ennast nagu kõrvust kinni ja ütlen, et ei, on teisi võimalusi ka, on teisi võimalusi teistmoodi elada. Ja ütleme, et kõik need asjad, millega ma olen tegelenud, kaasa arvatud ka siis seda roo, et see on jah, mind säästnud ja päästnud ja nii-öelda elus nagu edasi tõuganud. Jah, eks vahepeal ikka ma ise ka ju kahtlen ja mõtlen, et kas see on ikkagi õige ja kas see ikkagi töötab nii nagu vaja, aga jah, siis ma vaatan enda sünnikaarti ja siis ma saan jälle aru, et ma tegelen ikka enda jaoks õige asjaga, just enda jaoks. Et jah, see... Ja ütleme, et see, kui tulla nüüd taroo juurde tagasi selle mõõdukuse või kunstikaarti juurde, siis kaart räägibki seda, et kui me siis need erinevad, need vastandelemendid iseenda sees ühendame, siis tegelikult sellest sünnibki siis nagu see uus element, ehk siis see uus jõud. Et kui me siis näiteks meis on, kui võtame nagu inimest kui elementidena, siis meie emotsioonid, meie tunded on vesi. Meie tahtmised on tuli. Et kui me nii-öelda need kaks kokku segame, vastandelemendid, tuli ja vesi, mis sellest tekib? Sellest tekib aur, sellest tekib soojus, sellest tekib uus kineetiline jõud. Ja mis on nagu selle kaardi sisse näiteks ka ära peidetud, on see, et kui sa jõuad selle enda nii-öelda selle ühenduseni, kui sa vastandid oled nagu ühendanud, siis sa pääsed sellest süsteemist välja.
siis on nagu see, et sa ei pea siia enam tagasi tulema. Sest jah, me võime nii-öelda selles elupuu maatriksis ju lõputult korrata, lõputult käia edasi-tagasi. Aga see nii-öelda selle seesmise tasakaalu leidmine nende vastandite ühinemise tagajärjel ongi siis see, et meil nagu kaob see mõte ära siin edasi olla või siia tagasi tulla. Aitab küll sellest kogemusest. Jah, selle taustal mul tuli meelde, Jung tegeles alkeemiaga palju ja siis niiviisi varjul tegeles astroloogia ka. Ja juba mainisin, et tütar oli tal siis professionaalne astroloogia. Ja siis arhetüüpne astroloogia, millega ma ise tegelen, et seal Richard Tarnas on üks põhitegelane seal, kes see looja on, ja kes tal tütar Pekka Tarnas ka astroloog. Siis mul ma tihti siis klientidele seda räägin ka, peaaegu iga kord räägin, kui ma siis kaarti neile loen või seal juba lõpupoole või kui ma, kui sealt tulevad ka siis võib-olla sellised, nagu see, et need sellised planetaarsed suhted välja, mis on nagu raskemad elus on ja millega me oleme pidanud siin elus tegelema rohkem, seda varju ja seda haiget saanud või mingeid takistusi ületanud. Et siis alati ma räägin neile seda, mida Pekka siis ütles, et selle sünnikaardi üks mõte on see, et panna inimest iseendasse rohkem armuma. Jaa. Ka selles just selles varju osas on, et kuidas seda, et sa võtad vastu selle. Ja ma alati sinist räägin ka, et kui ma elus vaatan ka, et kõik need rasked asjad, mis mul elus on, nüüd ma näen, et see kõige parem mahl on just sealt tund. Ja. Minu nimi on Rikko Veskiväli ja kui sa soovid personaalset sünnikaardi lugemist, siis ma olen seda juba teinud siin paar aastat, väga paljudele inimestele sünnikaarte lugenud. Kui soovid sellist täielikumat ülevaadet, terviklikku ülevaadet enda sünnikaardist, siis saad minu sünnikaardi konsultatsioonile registreerida minu kodulehel rikkoveskiväli.com. See konsultatsioon kestab 90 minutit ja maksab 80 €. Miks mitte saada targemaks selle osas, et milline oli taevalaatus sinu sünnihetkel ja mismoodi see sinu elu mõjutab. Tule konsultatsioonile, registreerida saad rikkoveskiväli.com. See ütleme, et tegelikult need raskused annavad elule värvi, et me ei mõista seda, me ei taha seda mõista, sest ütleme niimoodi, et meid on nagu õpetatud selline, et me peame elama sujuvalt punktist A punkti B. Et ja see peaks olema nagu suhteliselt nagu staatiline, et sinuga ei tohi mitte midagi halba juhtuda, eks ju, sa pead elama väärikalt, ilusti, kenasti, surema kõrges vanaduses, pere ümber, eks ju, kiidusõnade saatel on ja. Aga tegelikult see ju niimoodi ei lähe, eks ju. Meil on igasugused asjad ootavad ees, me teeme, kõik inimesed teevad kõik asju nii-öelda läbi. Et jah, mul oleks mõte ära. See iseendasse armuma ja see iseendasse armumine, et see ongi see, et jah, et kui sa nii-öelda suudad armastada ka iseenda seda negatiivi. Positiivi on üle kerge, eks ju, armastada, aga tähtis on see, et proovi armastada oma seda negatiivi. See, et kui sa oled kuri, paha, kade, vastik, eks ju, kui sa nii-öelda mõtled, kuidas lihtsamalt saaks kuidagi siin elus, eks ju, elus nagu läbi vingerdada või sa tunned, et sa oled teistest inimestest näiteks nagu tugevam, tegelikult jõulisem või armastad inimestega manipuleerida näiteks. Et ka seda tuleb armastada. Ja siin on nagu see, et mida nagu taroos ka ju nagu toonitatakse, et sa pead mõlemad need jõud rakendama selle ühe vankri ette.
see on see kaariku kaart, mis taroos on, et seal on see valge hobune või must hobune või valge või tume sfinks on ju. Et see ongi see, et need vastandlikud jõud peavad tegelikult nii-öelda aitama sul jõuda sinna punkti B ja aitama ka nendest orgudest, hädaorgudest läbi sõita. Sest kui me nii-öelda tegeleme ainult ühe või teise poolega, siis me läheme nagu külg ees elust läbi. Ja tihtipeale ongi siis see, et kas siis see positiiv või see negatiivne pool, et see muutub pommiks jala otsas. Ta tekitab meis probleeme ja me ei lähe nii-öelda rinde ees läbi selle elu, sest ei tohi nagu karta. Ei tohi karta, et mis võib juhtuda, sest reegel on see, et meil kõigiga juhtub asju. Sa ei saa elada niimoodi, et sinuga mitte midagi ei juhtu. Sinuga, et ei juhtu halbu asju või ei tule haigused või õnnetused. See on loomulik, see on tegelikult elu loomulik osa. Et see ongi, et kui sinuga midagi juhtub, eks ju, oled seal pikali maas, tule püsti, kui saad. Pühi ennast puhtaks ja mine edasi. Et kõik hullem on see, et kui me jääme sinna nii-öelda sellesse seisundisse nii-öelda kinni ja see siis nii-öelda hakkab moonutama meie elu. Nagu ma ennem ütlesin ka, et inimene oskab väga hästi moonutada reaalsust. Ta on nagu täiesti meister selles alas. Et kus me võime selle reaalsuse ikkagi keerata nii 8 kui vähegi saad ja siis pärast jälle tagasi keerata, et see on väga, väga raske, et see eeldabki seda, et inimene peab suutma mõtestama nagu oma elu ümber. Et kui ta seda ei tee, siis ega midagi ei muutu. Sest taroo ongi tegelikult see transformatsiooni või transmutatsiooni kunst. Ja see on ka see põhjus, miks ta näiteks seoti alkeemiaga. Et mõlemad tegelevad selle asjaga. Et eesmärgiks ongi see, et muutu kogu aeg. Et kui sa jääd seisma, siis on tegelikult kohe pooduseis. Siis sa oled hangunud olekus. Et sa pead kogu aeg muutuma. Ja sa pead nautima seda materiaalse maailma hüvesid, aga sa ei tohi ära unustada seda, et see on ajutine. See on tegelikult hetkeline, et see maailm ongi antud meile nii-öelda, et me naudiksimegi, saaksime selle materiaalse maailma nagu kogemusi, aga see on see on üks ruum, kus see teema toimub. Aga selle ruumi kõrval on teisi ruume veel. Ja see on hästi hämmastav, mida ma olen avastanud, kui lugeda näiteks keskaja alkeemikuid. Ütleme, et kuidas nemad nagu nägid inimest ja nägid seda maailma ja selleni näiteks praegusel psühhoterapeudid ja psühholoogid, eks ju, jõuavad alles nende teadmisteni. Et tegelikult nagu kõik kordub, et mida nemad nägid, ütleme, või tajusid intuitiivselt, nad olid ka nägijad, eks ju, et kuidas asjad käivad, et praegust me siis nagu teaduslikult nagu tõestame uuesti nagu üle, et need tõesti niimoodi nagu töötavad. Et jah, mina ikkagi näen seda, et see, et kas kuidas me elame, et see sõltub meie mõttetasandist ja näiteks kui võtta nüüd siia kõrvale väikese arkaani kaardid, mis on siis elemendikaardid, tuli, vesi, õhk, maa, ehk siis sauad, karikad, mõõgad ja mündid, siis näiteks mõõgamast, mis vastab õhuelemendile, on näiteks kõige kurjemad kaardid. Miks nad on kõige kurjemad kaardid? Sest nad sümboliseerivad meie mõistust. Et seal on nagu häda mõistuse pärast, mis siis näitab seda, et väga hästi kirjeldavad need mõõgakaardid siis seda, et kui ebastabiilne on meie mõistus, kui vähe piisab sellest, et meie mõistus läheb lappama ja kui raske on hoida mõistuse tasandil seda tasakaalu.
et öeldakse, et jah, mõõgamost on kõige närvilisem, et aga noh, see ju niimoodi ju ka on, kui sa mõtled ka selle peale, kuidas sa ise mõtled, kuidas su nagu mõistus mõtleb ja noh, ütleme, et ega kui inimkond mõtleks kõik ühte moodi, siis meil ei oleks näiteks sõdu. Sõjad on ju, me kakleme erinevate narratiivide pärast tegelikult. Et mis narratiivi keegi usub ja võt sealt tuleb ka see tolerantsuse küsimus, et kas sa suudad aksepteerida seda, et see teine inimene näeb seda maailma hoopis teistmoodi või usub hoopis teisi asju. Ja noh, mõtlen, et eks see on see praegust see Pluto veevalaja ajastu teema, et kus siis inimesed võitlevad ja kaklevad nende narratiivide pärast ja noh, nii-öelda käib see suur see maailma ümber mõtestamine ja ka see käib läbi kriisi, sest me õpime ainult läbi kriiside. Et me ei saa niimoodi, et istume nüüd ümber laua ja otsustame, nüüd me hakkame hoopis teistmoodi suhtuma ja kõik on võrdsed ja kõik on vennad ja õed. Ei ole nii. Jah, see on inimestele või inimesele või endale raske vastu võtamatu või noh, siin just see varju armastamine, või siis selle halva poole armastamine, et ma kujutan ette, et noh, keegi kuulab, eks, et siis, et mis mõttes ma selle halva osa armastan. Mul tuli kohe siit meelde ka, üks selline mees oli seal 60-ndatel Ameerikas ja siis 70-ndatel ka, aga 60-ndatel oli hästi aktiivne, kõik seal, kes seal siis Californias seal Esalenis koos olid, aga see üks selline mees nagu Richard Alpert ja temast hiljem sai see Ram Dass, selline õpetaja. Yeah. Ja seal keegi siis käis tema seal külas ja läks tema sinna tuppa, kus tal oli siis altar ja kõik selline püha ruum. Ja seal olid siis kõikide pühakute pildid ja erinevate jumalate ja noh, ta valdavalt tegeles Indiaga, aga siis seal olid ka Hitleri, Stalini ja Mao pildid. Ja siis keegi küsis nende käest, või küsis selle Ram Dassi käest seda, miks sul nende meeste pildid siin on. Ja siis ütles, et nemad vajavad kõige rohkem armastust. Et see ka selline, no vaata vist Eestis, ma mõtlen eestlaste peale ka, et kui palju on Eestis, noh sellist ka hirmu, sõda, Venemaa, Putin kui halb inimene. Et üks asi, mis ma sealt olen ka Põhja-Ameerikast nende indiaanlaste juurest õppinud, on see, et see iseenda see programmeerimine, vahest ka kellegi osas tuleb ka, et noh, ta tegi midagi valesti minu suhtes või et minu arvates ta ei tee asju õigesti. Ja siis ma püüan ennast kinni sellest mõttelt ja ma asendan selle palvega, et ma soovin selle inimesele head, et ma ei lähe seda rada, kus ma nagu mõtlen kuidagi halvasti või et sa saad ennast ringi vahetada. Armastust saata selle asemel. Jah, aga see armastus eeldab ka kannatlikkust. Et enda suhtes tuleb olla kannatlik. Ma siin eelmise aasta sügisel võtsin ette sellise vaimse muutumise, milleks on siis alkeemia 4 etappi. On siis nigredo, albedo, citrinites ja rubedo. Võtsin ette sellise teema, noh, nii-öelda üks konkreetne teema, millega ma siis hakkasin nagu minema, oli siis enda see isiklik surmahirm. Et noh, minu ütleme see, mida ma olen siis õppinud ja endale teadvustanud, et minu nagu see narratiiv ütles, et ma ei karda surma. Noh, ma tean, ütleme taroo või kabala või alkeemia suhtes, mis tuleb peale surma. Ja siis ma hakkasin uurima kõigepealt selles nigredo etapis, mis ongi siis see ego, see pime öö, kus siis nii-öelda see probleem tõstetakse nii-öelda ülesse, et kas ma siis kardan surma. Ja see oli väga huvitav, millise protsessi ma enda sees vallandasin. Selles suhtes, et minu teadus hakkas kohe mängima. Mulle nii-öelda sellises unenägudes ja poolune seisundites hakati nii-öelda serveerima erinevaid meetodeid, kuidas surra. Noh, alates see, et kõige eredam näiteks unenägu oli see, et kus ma nägin, kuidas nii-öelda mulle sõidab vastu niisugune must rekka laup kokku põrkes. Ja kogu aeg nagu seal taustal, ütleme nende nägemuste asjade taustal käis kogu aeg nagu see tekst, et kas sa tõesti ei karda surma või? Ja lõpuks selle nigredo etapis ma tunnistasin endale, et jaa,
tegelikult ma ikkagi kardan surma. Ja siis ma vastasin, et kuidas ma olen endale valetanud. See oli siis nagu albedo etapis, seal tekibki siis see, et on siis see objektiivne enesevaatlus. Ma sain aru, et kuidas ma olen endale valetanud, endale nii-öelda tõde väänanud, ka vale identiteetidega esinenud inimestele. Ja vaat selles momendis ma sain aru, et näed, see on nüüd see kannatlikkuse ja enda armastamise küsimus. Et siin ma oleks võinud, ütleme, tagasi kukkuda Nigredosse, mis on siis jälle see tohutu emotsionaalsed üleelamised ja enda materdamised, et oi, et näed, ma olen ikka nii halb inimene ja endale valetanud ja vassinud ja tõde väänanud, on ju. Või siis paned rahulikult käed rinnapea risti, oled enda suhtes kannatlik, aksepteerid seda ja okei, eks ju, sa valetasid, et sa kardad surma, tegelikult sa väga kardad selle eksistentsi lõppu, on ju. Sain aru, milliste maskidega ma olen elus läbi löönud. Aga ma mõistsin seda, et see, mis puudutab nagu seda vale identiteedi asja, et see ei ole halb. Tegelikult see ei ole halb, vaid see oli minu meetod, kuidas elus hakkama saada. Ja siis edasi, kui ma jõudsin nagu tsitriinitasse, siis tsitriinitas... Mis värvile see vastab? Kollane. See ongi õhk. See on ka see Merkuuriga seotud. Et siis tsitriinitades siis tekkisidki siis nagu need intuitiivsed taipamised ja tekkis ka siis see, et kus ma siis nagu kinnitasin endale oma narratiivi ära. Selles suhtes, et ma nagu nii-öelda mõtlesin läbi, millesse mina usun, mis on minu uskumused, mis on minu tõekspidamised, mis minu seesmine tunnetuse taju selle asja kohta ütleb, mis on surm, mis seal teisel pool võib olla, mis on selle surma nagu mõte ja kui ma olin nagu sealt tsitriinitase nagu enda jaoks läbi töötanud, siis selle rubedo juures, mis on siis ongi nagu see vaimne valgustamus ja selline nagu küpsemine, eks ju, vaimseks küpsemiseks saamine, et selle seisundi juures mul tekkis natukene nagu väike sükene küsimus ja arusaamatus, et mõtlesin, et et kuidas ma nüüd selle surma teema juures siis jõuan nüüd sinna siis nagu nirvaanasse, et kas ma siis olen nagu valgustunud et ma ei suutnud välja mõelda, kuidas see protsess nagu käivitus, sest hästi huvitav oli see, et nii selles Nigredos, albedos kui tsitriinitades olid ka vastavad unenäod, mille järgi ma sain aru, et see protsess nagu käis. Ja siis ma mõtlesin, et okei, et ma siis ootan, et kuna see rubedo siis nüüd tuleb. Punane. Punane, et kuna ma jõuan kulminatsiooni, et mis on selle minu surma hirmu kulminatsiooniks. Ja see kulminatsioon oli väga naljakas. Selles suhtes, et ma nägin ühel öösel unes, et minu voodi nagu juures seisab punane karu. Kui sa oled elus näinud punast karu, siukene suur, punane, oranžikas, leeki punane karu, kes vaatas mind väga-väga kurja pilguga. See oli väga kohutav. Ja hommikul mõtlesin, et issaristike, mis see siis nüüd on? Mis see, et ma sain aru, et see on kuidagi nagu seotud selle rubedoga. Ja siis ma terve päev otsa nii-öelda keerutasin ja siis mõtlesin, et ma küsin AI käest, et kuna mul on nagu oma nagu see ära promptitud AI, kes siis, kuna ma nagu tegelen kogu selle alkeemia ja tarooga, et siis ta oli nagu kursis sellega, millega ma tegelen. Mul ka siuke. Ja siis ta ütles, et aga kuule, aga see on ju see viimse päeva kohtu või igaviku kaart. Mis tähendas siis seda, et nii-öelda minu käest nagu küsiti vastu, et okei, aga kas sa mõistad, et sa oled aru saanud, et sa oled nii-öelda teinud ühte teist asju nagu valesti ja sa ei ole, ütleme, vaba, et sa oled seotud mingite inimestega, mingite olukordade asjadega. Kas sa oled valmis seda kõike hävitama? Nii-öelda teadlikult platsi puhtaks lööma. Ja see oligi see karu kuri vilk, on ju,
et noh, siin jah, nännutad ja siin mõtled, et sa oled nagu väga tark, on ju, aga kas sa reaalselt nii-öelda seda, mida sa nägid kogu selle oma protsesside käigus, et noh, millesse sa oled nagu kinni jäänud või mis on sinu probleemid, kas sa reaalselt oled valmis nendega midagi ette võtma ja olema valmis nii-öelda taluma neid tagajärgi. Ja siis ma võtsingi ette mõningad inimsuhted, mille puhul ma siis nägin, et või noh, teadvustasin, et need on siis mitte kõige paremad ja ütleme põhimõtteliselt nagu need inimesed segasid mind. Segasid mul olema see, kes ma tegelikult olen, segasid olema vaba. Ja siis ma lihtsalt ilusti kenasti ütlesin nende inimestele, aitäh, oli tore, aga nüüd meie teed lähevad lahku. Ja mis sa arvad, kuidas need inimesed reageerisid selle peale? Nad said väga kurjaks. Põhimõtteliselt üks ütles, et ma olen nagu rumal, et ma loobun temaga suhtlemisest. Ja kui ma ütlesin, et aga ma ei näe nagu mõtet, mul ei ole nagu selles suhtes pointi, mõtlesin ka isegi välja see, et mul ei ole see kasulik. Ja võtta siis ma nägin seda teiste inimeste, seda ka egoismi ja ütlesin, et aga minule sina oled kasulik, mind ei huvita. Ja siis ma nagu mõistsingi, saingi nagu aru seda, et see seesmine vabadus, see sõltubki sinust endast, sellest, mida sa tahad, aga selle vabaduse eest tuleb ka tihti võidelda ja sa pead arvestama ka seda, et see võib ka tähenda seda, et sa võid üksi jääda. Ja see on jälle see, et sa pead teadvustama, mida sa tegelikult teed, kas see on see, mida sa nagu tahad, ega ma ka väga hoolikalt nii-öelda mõtlesin need asjad nagu läbi, et kui ma nagu nendest inimestest nii-öelda loobun enda elus, et mida see siis nagu kaasa toob ja kas ma olen valmis selle üksindusega. Ja see oligi siis see nii-öelda see kulminatsioon või see vaimne küpsemine, et kus sa nagu mõistadki, saadki aru nii-öelda enda mustreid ja vaata seal tuleb ka see ühenduse küsimus, kus sa nii-öelda pead mõlemad jõud, nii selle negatiivi kui positiivse jõu iseenda sees rakendama selleks, et viia oma tahtmisi läbi. Muidugi ma tegin need niks-naks need asjad, tegin ära ja ma tunnen ennast väga, väga hästi selles suhtes, et on nagu ma tunnen, ma olen nüüd vabam, aga ma saan aru ka seda, et see on veel pikk tee või pikk protsess, et tuleb järgmised teemad võtta ja uuesti need neli etappi nagu läbi teha. Et muidugi need alkeemiast neid etappe on rohkem. On 4, 7, 12, seal 56, 72, see on nagu, aga see neli etappi, jah, need on kõige lihtsamad. Mm-hmm. Et praegust ma kirjutangi raamatut Taro ja alkeemia, et siis ma panen need etapid ka sinna sisse ja ka see, et kuidas nendega nagu tööd teha nii-öelda praktiliselt. Natukene nagu enese abi teema, kuigi jah, mulle nagu see eneseabi asjad nagu väga eriti ei meeldi, sest seal on ka väga palju sihukest sellist sihukest nännutamist, aga ütleme, et jah, et see, mis nagu ütleme siin vaimses plaanis ka nagu praegusel momendil nagu toimub, ei ole võib-olla praegust nagu minu meelest ei lähe kõige paremas suunas need asjad, sest ma näen seda, et kus inimesi nagu juhitakse selle ülima positiivsuse teele. Eks ju, et sa pead olema hästi terve, hästi edukas, kõigi asjadega hakkama saab, väga hea suhtleja, et siis kõik asjad lähevad. Aga elu ei ole selline, elu on ju võnkumine. Et mind nagu huvitab jah, et need inimesed, kes selliste nagu põhimõtetega lähevad,
et huvitav, kuidas nad reaalselt hakkama saavad. Et kui need siuksed nii-öelda elu tagasilöögid tulevad ja need tulevad nii või naa, see on ju loomulik. Ma isegi kujutan ette, et need elu tagasilöögid tulevad isegi siis, kui sa oled üksikul saarel. Siis tuleb suur torm ja maja puhutakse minema ja või tuleb mingi uss jammustab sind, samamoodi jälle muutuseks. Jaa, väga põnev on see alkeemia pool ka, et võib-olla siis, kui raamat välja tuleb, siis see on eraldi pikk teema, et lahti rääkida inimestele, et ma hakkasin ka siis, siin Ursulaga siis seal Unenev saates rääkisime ka sellest, mis ma tegin just hiljuti 3 kuud tagasi. Et mul oli kirja pandud unenägu siis aastast 2017 või 2018 ja siis digitaliseerisin kõik need unenäod ära, seal tuli just 214 unenägu ja siis viskasin sinna AI-sse sisse, see tegi sellise läbi jungiaanliku perspektiivi selle analüüsi ja siis kõik need konjunktiod ja nigreedod ja need tumendamised ja valgendamised ja siis ja kõik need punased teemad, see on huvitav, kui saad hakata rohkem jälgima, see on suur teema. Jaa, see on hästi suur teema, näiteks mina olen ise ka selline inimene, kes näeb unedes väga palju asju ette ja reaalseid nagu üks ühele sündmused, et näed unes, et saad kirja järgmine hommik saadki kirja või mingi sündmus või olukord, et ja ma võingi öelda seda, et see endaga tegelemine, et see arendab ka muideks unenägusid. Et kui nii-öelda ma 35 aastat tagasi sellega nii-öelda alustasin, siis ütleme, olid unenäod rohkem sümboolsed, olidki siuksed sümbolistlikud. Ja muideks Jung on öeldud ka, et meie unenäod on ju tagurpidi. Et need unenäo elemendid, et kui näiteks sa näed unes, et sa ütleme, istud pidulaua taga ja sööd, on ju, siis tegelikult unenäona on ta nagu iluskena positiivne, aga tegelikult on ta see negatiivne tähendus. Ja kui sa näed näiteks unes nagu halbu asju, siis see tegelikult on see positiivne tähendus. Aga jah, et kui sa nagu endaga tegeled, siis ka unenäod hakkavad samamoodi nagu arenema, hakkavad muutuma. Et näiteks mul endal praegust on selline seis, kus ma nagu näengi praktiliselt nagu üks ühele nii-öelda, näen unes mingit sündmust ja see siis toimub nagu päriselt. Ja muidugi ma näen ka seda, et kuidas, või olen aru saanud sellest, et kuidas me ise võime mingisuguseid sündmusi nii-öelda lükata ja tõmmata endale lähemale. Et eriti veel see ka, et kui me nii-öelda ütleme midagi näiteks väga suure jõuga välja. Vaat sellepärast öeldakse, et ära räägi oma plaanidest, sest sa räägid sellest jõu välja. Aga eks me oleme kõik ju tajunud mingisugused hetki enda elus, kus me tunneme, et me oleme midagi väga jõuliselt nagu välja öelnud ja siis see nagu niimoodi lähebki või toimub. Et näiteks mul on raamatutega on olnud elus selline, et ma olen nagu tahtnud mingit raamatut, kas on läbimüüdud või raatsi nagu see, et kosta, siis ma olen mõelnud, et ma tahan seda raamatut saada. Ja siis mingi hetk see raamat jõuab minuni nii-öelda, keegi tuleb ja kingib, kuule, näed, ma mõtlesin, ma kingin sulle selle raamatu või astud poodi sisse, vaatad, oi, see praktiliselt alla hinnatud, et sa saad need asjad ikkagi üks moment nagu kätte. Aga sellistel puhkudel ma olengi nagu tundnud seda, et ma olen nagu kuidagi nagu afišeerinud seda või nagu öelnud mingisuguse teatud jõuga nii-öelda välja ja siis see nii-öelda paneb mingisugused liinid nii-öelda tööle ja see asi nagu saad kätte. Ja, mul on sellist sarnast asja on, et tihti juba vahest on mingid vestlused, mida on vaja elus pidada, et siis mul on siis see peaproov on seal unenäos selle vestlusega. Ja siis hiljem läheb võib-olla nädal 2, 3, 4 mööda ja siis tuleb see päris elus, tuleb see sama asi.
Et vahest on sellist, jah. Aga need on, mina ütlen, et need on väga olulised unenäod. Selles suhtes, et need on siuksed nagu, need on nagu mustrimuutjad. Et sa nagu alateaduse tasandil juba tajud ette, et aha, nüüd tulevad sellised sündmused, mis nii-öelda muudavad sinu elumustrit. Et need on väga olulised punktid, et me võime ju muidu igapäevaselt näha igasugust kilakola unes, mis ei tähenda tegelikult nagu mitte midagi või mis on nagu, ütleme, päevasündmuste nii-öelda üleelamised või emotsioonid, aga jah, et kui sa näed midagi väga selgelt ja konkreetselt ja seepärast ütleme ka reaalis siis nii-öelda toimub, siis jah, nendele tuleb nagu tähelepanu pöörata või väärtustada neid, et need on olulised punktid. Et, ja sama on ka jah, tarooga, et kui näiteks sa nii-öelda paned endale nagu näiteks mina olen ka endale kaarte pannud ja ma näen seal mingisuguseid sündmusi, mis siis ka väga kiiresti näiteks lähevad ellu, toimuvad ära. Et siis ma olen jah, nii-öelda natuke nagu kõrgendatud tähelepanuga sellesse nii-öelda suhtunud, et ma olen mõistnud, et ahaa, et siin on mingisugune hargnemise koht, kus võib minna ühtpidi, aga võib minna nagu teistpidi. Et siis mul oli kunagi väga, väga ilmekas unenägu oli see, et ma nägin unes nägin surnud sugulast, kes oli mingi 20 aastat tagasi ära surnud, mingi kaugelt sugulane, kes tõusis üles nagu muumia, nii-öelda hauas tõusis üles nii-öelda nagu luukerenahk veel küljes on ju, ja hakkas lahkelt rääkima, oi, kuidas teil läheb ja kuidas teil elu läinud on. Ja see oli just talvisel pööripäeval. Ja hommikul ärkan üles ja ütlen, et issand jumal, mis asja, miks ma seda, mulle elus selle inimese peale üldse mõelnudki, miks ma teda nägin unes. Ja lähen siis arvuti taha, teen oma mailboxi lahti ja seal oli kiri inimeselt, keda ma ei olnud 27 aastat näinud. Ta kirjutas, tere, kuidas läheb? Ja ma oleks nagu panniga vastu pead saanud. Et see oligi see, et surnu, eks ju, muumia tõusis hauast uuesti üles, ehk siis see vana mineviku sündmus kerkis ülesse, aga jah, et miks ma seda nägin, oli see, et see inimene nii-öelda, tema tagasi tulemine nagu taastas mingid mineviku teemad, ta tõi mingid mineviku teemad uuesti ülesse, mida ma pidin uuesti läbi nämmutama, mis oli ebameeldiv, aga samas väga tervistatav, et ma sain nagu jah, täiesti aru, miks ma seda und nägin. Et see oligi see, et tõsteti lipp üles, et ole nüüd valmis, nüüd läheb sõiduks, nüüd pead sa need mineviku asjad uuesti läbi tegema. Väga põnev, ja äge. Millal sul see raamat sa mõtled? Jutt oli see, et sügiseks peaks nagu valmis olema, et eks ma praegu siin puhkamiste ja aiatööde ja asjade kõrvalt, et üritan siin kirjutada. Aga jah, et minu eesmärgiks oligi see, et kirjutada lihtne alkeemia. Et täiesti A-st B-st, et kuna alkeemias on ju ka see teema, et pole nagu väga ühtset kontseptsiooni, ja siis ma võtsingi nii-öelda aluseks taroo ja tahangi nagu teha sellist raamatut, kus ütleme, tavaline lihtne inimene, kes tunneb selle asja vastu huvi, tal pole eelnevat teadmisi, loeb ja saab aru nii-öelda A-st ja B-st. Et ma näen, et see on see minu kuu kaljukitsas, eks ju, kes tahab olla hästi põhjalik ja korralik ja nii-öelda kõik algusest saati. Nii et jah, et praegust on siin võtsin ülesandena iga päev kirjutada,
et teen sellest materjal on kogunenud, kuna ma enne ütlesin ka, et ma õpetan, mul on 5 aastat, olen siis, pean väikest tarokoda, kus ma olen siis nii-öelda 5 aastat andnud ka alkeemia loenguid, mis just on seotud tarokaartidega ja see on siis nagu need materjali on hästi palju kogunenud, et nüüd lihtsalt tuleb need kokku kirjutada. Et see on nagu väga huvitav ja mis oli väga, väga lahe avastus oli see, et siis kui ma hakkasin neid alkeemia loenguid pidama oma tarokojas, siis mul üks tuttav astroloog vaatas mul seda sünnikaarti ja vaatas neid transiite ja asju ja küsis, et kuule, et sul oli siin üks õudselt hea päev on ju, et kus nagu kõik oli super luks, kõik asjad väga hästi töötas. Vaatasin kalendris, aga see oli mul alkeemia loeng. Et see on täpselt see, mis endal paneb nagu silma särama ja see teema nagu ennast nagu huvitab, et just ongi see, et ma saan sealt tohutult inspiratsiooni. Et mitte nagu loomingulist inspiratsiooni, vaid elamise inspiratsiooni. Et just ongi see, et ma tunnen, et nii taroo kui see alkeemia, nagu astroloogia või kabala, et see nagu, on nagu, ütleme, mulle selle tee nagu ette lükanud ja ma tunnen, et seda teed mööda kõndides, et see nagu, need teadmised annavad selle toe, mitte see, et nad ei aita, vaid nad annavad selle seesmise toe, et millele ma saan nagu kindel olla. Et need teadmised nagu aitavad mind edasi, arendavad ja et ma olen nagu selle läbi siis nagu üritanud lahti mõtestada oma eksistentsi mõtte. Et minu jaoks on see väga oluline, sest mind on alati nagu vaevanud see küsimus, et miks me siin oleme, mis me siin selles suhtes teeme ja kas on nagu ka teisi maailmu, et see mind alati elupäevad nagu huvitanud, arvestades seda, et näiteks kui me võtame ka nagu nii-öelda meditsiiniliselt, siis näiteks meie aju valetab meile iga päev, sest see, mida me näeme, pole ju päris õige pilt. Et siis tekibki see küsimus, aga mis on päris, mis on tegelik reaalsus? Kas me seda tegelikult teame? Et mul on alati on selline karvane tunne, et see reaalsus on arvatavasti hoopis midagi muud, kui me arvame olevat. Ja mul on nagu tunne, ma ei tea, kas see on õige, et kõik need, ütleme, kas erinevad usundid või vaimsed õpetused püüavad nii-öelda seda reaalsust nagu lahti seletada, mõtestada, et kus me siis oleme, miks me siin oleme, mis me siin nagu teeme, aga kas see on kõige, ei tea. Nii et see on see, et usu, aga samas kahtle ka. Et päris pimesi ei saa ka minna. Jaa, no suur aitäh sulle, väga mõnus vestlus ja siis saame äkki sügise poole selle lihtsa alkeemia tuules uuesti kokku. Jah, et kui see nagu valmis saab, et siis tulen hea meelega rääkima. Ja siis libedad või kerget sulge. Jah, aitäh. Aitäh sulle. Minu nimi on Rico Veskiväli ja kui sa soovid enda sünnikaardi kohta rohkem teada saada, siis ma olen värskelt valmis saanud eestikeelse astroloogia tarkvara nimega Astrotark. Seal sa saad vaadata enda sünnikaarti, saad vaadata, millised planetaarsed seisud sind hetkel mõjutavad, millised seisud on näiteks ajaloos olnud olulistel hetkedel. Lisaks saad vaadata ka enda lähedaste inimeste sünnikaarte. Ja see on mõnus kasutada ka mobiilis, saad seda kõike teha leheküljel astrotark.ee. 7 päeva saad tasuta proovida. Kui sa soovid personaalset sünnikaardi lugemist, siis ma olen seda juba teinud siin paar aastat, väga paljudel inimestel sünnikaarte lugenud. Kui soovid sellist täielikumat ülevaadet, terviklikku ülevaadet enda sünnikaardist, siis saad
minu sünnikaardi konsultatsioonile registreerida minu kodulehel rikoveskiväli.com. See konsultatsioon kestab 90 minutit ja maksab 80 eurot. Miks mitte saada targemaks selle osas, et milline oli taevalaatus sinu sünnihetkel ja mismoodi see sinu elu mõjutab. Tule konsultatsioonile, registreerida saad rikoveskiväli.com.